Sisemaa. Nüüd läheb võtta. Nägin. No las ootavad järgmist suve siis. Sakslane võttis Saksa kooli direktor või juhataja, kes tahtis lastega
Ega nad ikka jah. Nädal aega tahavad veel saada. Varastatud ploomil on palju parem maitse. Mis sinna? See on uusi maja siin. Siin on Liina teatar hoopis. Sa kohe nägid väga tulime või? Ei, ma ei näinud, nagu see auto tuli. Me panime auto siia, ega ta ette ei jää. Ei, ta ei jää siin kellegi. Sul bussid ja taksod ei sõida siin? Ei sõida. No tuleb sisse. Teeksid masin. Ilus ilm täna jälle. Igas ilma päris päris. Mis on see valge klaar sul? Jaa, linnud söövad ära kõik. Peab korjama kõik. Palju kui jõuab. See peab nii palju sööma. Mene välja. Saad postil jah? Aitäh. Nimetama panel, kus ilus ka tõus nivi. Seda sa imed. Jah, seda kõlast milline ta? Milline? Teine on siin, muu välja. Siit? Lähme siis sisse. Lähme. Tehtud Inglis lipu all. Laev. Ei, ma usun, ta on siin tehtud ikka. Võib-olla tehtud siin tehtud. 5-mastine, ikka on äge. Siit. Oh. Mis ta on veel? Belfast. 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 No see on Inglise laev jah, siis ilmselt. Ja. Poisikese põlves ma pillasin selle pudeli maha ja see kael läks katki, ta oli muidu enne terve. Laev terveks? Laev ei terveks. See oli kael läks terve. Ja nüüd on siis, nüüd ta disponoonib pooliks jälle. Et kõistet meile? Eks nemad oskavad valida omale kohta. Positsiooni. Jah. Kuidas sa tahad, kus see istub? Olete vaja? Riik võtaks selle maha. Kõik. Tõusti maha. Kahurid kaasas. Saum tuleb. Ma tulin sinu juurde kui viimse mohikaanlase juurde. Ja, sest et noh, sa oled ikka tõesti, kas mu viimane valitaja? Sündid Käsmumeestest viimane, jah. Jah. Siin on küll üks mees, on veel üks alles. Nagu laevahitajad? Ei, no laevahitajad ei ole enam. See on laevahitajad, ma mõtlen. Mina olen, jah. Need on kõik läinud niimoodi vaikselt ja kui nad nii vanad mehed olnud kas või? No üks sass oli minust ikka 9 aastat vanem. Pärna oli 4 aastat vanem. Aga kui palju sina praegu oled? Ma olen praegu 83. 83? Jah. Seeplummites oled sa viimane vanematest meestest ega teisi seeplumid? Ega nii vanu ei ole seeplumid enam. Ja. No pojad sul on olemas veel, poeg on sul olemas ikka seeplum? Poeg on jah, aga sellel on järeltulijaid palju, 4 poega. Ja nii et seeplumite sugu ei kao? Ei, see ei kao. Aga see laevase lugu? No laevaehituse lugu on nii, kui te tahate sest teada saada, nii palju kui ma mäletan. See on 2 kaptenit koha peal, kes hakkasid ehitama sakslastele mootorlaevu ehitama. Üks kapten Bruun ja kapten Lihholm. Kumbki eraldi. Materjalid olid varutud juba. Ühel olid siin taga Vana-Mõisa platsil ja teisel oli seal järve tee otsa kohal mererannas. Ja seal oli ka siis saekaater ja mootor ja need mehed kui ära läksid, siis matsid oma moodi saekaaterid kõik seal maa sisse. Aga nüüd siis 45. aastal jälle hakkasid siin 2 meest siis laevaehitusapteek Käsmu. Need olid üks Artur ja mis see teine oli? Lihholm ikka või? Bruun? Lihholm ei olnud, see oli väljapoolt, see üks piirivalve oli siin. See ja. Noh, käsi nii. No ja need kahekast siis ehitama või noh, loosid selle Artur. Aga siis oli siin üks kohalik muunist, see ütles kohe, et pooled aktsionäridest lähevad trellide taha. Ja nii oligi, Sooman kinni ja siis see mees läks minema ja siis
Rannikku Kusti oli se kommunist, se jäigi siis juhatajaks siia Artellile. Ja niin se kestis ikka mõne aasta ja. Mina olen templit näinud, selle Artelli templit paberi peale löödud ja seal on kirjutatud Pruun ja Tiidemann. Ja kaeg ma arvan, aga Tiide nimi on ka peal. No kas tema rahad olid mängus ei tea siis? Vot seda ma ei tea, kuidas see nende laevaehitus siin pidi algama. Aga Oskar Tiide tempel oli. Võib-olla küll, jah. Aga nii, see oli ka Saksa ajast hakkas pihta. Ja. Jõudis siis oma... No ja siis venelast lähti praamisi ehitama. 2 praami tegime seal valmis. Üks oli metsaväe põhjalaamugi jaoks. Väiksem 22 meetrine, see oli. Aga erineva suurusega? Erineva suurusega, jah. Teine oli suurune, 30 meetri. Vot nii, ja need sai siis seal ehitatud, need olid sõjaaegse asutuse palkvõimu Stroi tellimisel. Aga see likvideeriti ära ja siis meie jäi see asi pooleli ja seisis aastat. Iga kui tuli Tallinnast Artell roolist esindaja, Raun tuli siia. Raun, jah. Raun, jah. Siin on mul märgitud mõned aastad ja see oli 45. aasta jaanuaris, kui see töö alustati siin Artell Käsmuga. Mina läksin 1. veebruari tööle. Ja siis mina tulin välja 47. No siin oli vahepeal niisugune asi, et kolhoos moodustati, siis oli teine vägemees, oli Tummar jälle, kes siis kutsus ära kõik, sest me andsime ju kolhoosi avaldused ka sisse. Tehti elu nii kinniseks, et sa ei saa enam midagi, saa looma pidada ega midagi, kui ei hakka kolhoosi. No siis jäidab nüüd, andsime kõik avaldused sisse kolhoosi ja vot siis tema saatis sinna kirja, et neid mehi mitte tööl võtta. Aga kolhoosis pidite kala püüdma või? Jah, kolhoosis hakatud kala püüdma. 3 aastat ma püüdsin kalasid. Jah, aga siis see Raun, kes siin tuli seda praamisi ehitama siia, moodustas siis selle paadi ehitusartelli. Aga see praamitöö jäi pooleli nagu või? Praamitöö jäi, tähendab see rool tegi nii kaugele, et sai valmis. Jah. Kõik luugid peale, mastid peale, kõik tipp-topp. Aga siis tuli mereregister, kutsuti kohale ja see avastas, et ema puus oli juba svamm sees. Ja enam vett ei jäetud. Sellepärast või? No see, kui kaua ta oli seisnud seal? Seisid ju kalda? No nad olid aastat ikka seal ja 45. alustati. 52. nad olid veel siin. Iga aasta räägiti, et lükkavad vett ja lükkavad vett. Ei, no pärast ei saanudki enam lükata ja siis venelast muidugi kartsid, et need spioonid seal sees ja lõpuks panid põlema neid, põletati ära. Nemad ei kartsid kõik asju. Aga need piirivalved pani põlema, arvad, jah? Arvan, jah. Ja nii paraja tuulega, et mõlemad läksid ilusti. No jätad, et risuks juba. Ja siis need Artellis oli meil ka siin, Aurukattel oli sees saekaater, siis oli vana mõisahoone, see oli lauhooned. Seal oli palju kraami sees, seda oli jällegi nagu põhjust põlema panna kellelegi. Läksid kõik saekaatrid ja lauruumid ja kõik puhast ühe. Kas see vana mõisahoone, seal oli, mis seal oli lau? Lauruum oli sees ja seal oli siis tööliste söökla oli seal, saime lõunat seal. Söök kohe kokku oli seal või? Ja. Assoo. Lauliis oli kokaks seal. Ahhaa, siis oli päris peenmärk. Mõisa äär päris said süüda. Ja. Aga ehitasite Tallis või? Tallis oli see? Ja, Tallis oli see ehitus ja lankrikuurid või mis seal olid, ma just Tallid ka muidu. Talli, okei. Sa oled vaheseinad ära löödud? Vaheseinad ära, ta on niisugune pikk ruum ja need ära. Ma mäletan, seal otsas oli pasu, oli seal otsaruumis või? Ja, pasu oli sees ja nii, et seal sai tehtud üle 200 paadi valmis, need oli siis suuri mootorpaati ja väikseid suurpaati. Aga mitu aastat see oli siis see paadivärk? Paadivärk oli... Raun tuli mis aastast, siis hakkas paadid asi, jah? No jah, see oli siis, kui Raun tuli edasi ehitama neid. Ja siis, kui selle saivad valmis või praamid, tähendab, siis hakkas paati ehitama. Ja paati sai ehitatud siis ka kuigi kaua, ma ei mäleta ka nüüd enam täpselt. 52 tähendab, ma läksin tööle paaditööstusse. 200 paati? Jah. Aga kui palju läks ühe paadi peale aega? Suured paadid tegime 1 paat 6. Paat 6, jah? Jah, paat 6, aga väikselt tegime juba 2 tükki.
Aga mitu meest kallal oli siis? 4 mehe olime kogu aeg. 4 meest? Aga rohkem ei olnudki või? Ei olnud. Pärna, Seeplumi Pärna. Jah, Kangust Sass. Kangust Sass. Ja siis üks oli sealt alt ja mees oli. Käis siia tööle või oli siin korteris? Ei, ta oli siin korteris. Vastu seda ma ei mäleta seda meest. Jah. Reinsalu Viktor oli. Naine oli tal siin poes, pidas kauplust vähe. Ahaa, seda ma ei mäleta. Vaat niimoodi oli, jah. Ma seal laevaehitust ma mäletan, kui seal üks väga suur ankur oli see kalda peal veel, eks. Mäletad, oli üks igavene suur ankur. Mis see pidi praamide jaoks olema või? Ma ei tea, ei need praamide, nii suurt ankur. Minu meelest ju, mäletad, see oli kohutav suur ju. Ma ei tea, mis jaoks see sinna oli toodud. No niimoodi jah, ja siis paaditööstus meil lõppes ära, kui hakkas riiklik MRS hakkas tööle. See alustas kalurid siis paatid ja püünistega ja siis meil lõppes ära paaditöö. Mis MRS on siis? Noh, mis ta venekeelnes on mingi? MRS venekeelne nimetus jah. Multur. Ei tea, kalad, mis ta. Aga 200 paadid sa ikka valmis. Suured ja väiksed kakuami paadid siis olid või? Ei, nad ei olnud kakuami paadid. Tavalised kajutiga mootorpaadid. Nii nagu käsmumehed püüdsid niuksed või? Jah, käsmumehed püüdsid ja neid läks ida poole igale poole siia Verki ja Eismaale ja kus need läks ikka. Aga ega teie mootorid peale ei pannud või? Ei, me tegime ainult puutöö. Siis tuli Kerelahest auto peale läksid. Ja sinna läksidki need proletaarid, mis see mootor oli? Ei, ma ei tea, mis mootorid nad seal peale panid. Mis käsmumeestel oli siin potsusid niimoodi? No käsmumeestel oli siin see vana Seilar? Paar tükki olid jah, need Soome omad, Olümpia. Ossoo? Jah, paar tükki olid niisugused. Ma kõik ei tea, mis neil olid siin. Mina käisin merel, seal oli Olümpia peal. Soovitan, kus need vanad mootoridki jäid. Jah. Aga see käsmuse viimaste laevade ehitusega kuulsusetu lõpp, laevad jäid kalda peale? Jaa, need jäid kalda, need ette ei näinud. Eks need viljastavas Nõukogude võimu tingimustes. Jah. See legend oli jah, aga kuhu nad pidid minema Leningradis siis ikka? Eks jah, Leningradi jah. Aga siia asudes likvideeriti ära. No. Ja siis, kui paaditöö meil lõppes ära, siis oli Võsu niisama seal. Puidud sai, siis veel sai tehtud ühte teist nipet-näppet ja. Nii et 56 lõppes paaditööstus ära ja. Aga sina oled laevas sõitnud ka ise? Jaa, ma ikka 10 aasta ringis juba. Assoo, mis ta 10 aastat? 10 aastaselt läksid merele? 10 aasta ringis sõitsin merele. Päris nii kaua ei olnud, kaitseväe aeg oli vahepeal, aga seal ma ka mereväes teenisin. Kui vanalt sa läksid merele siis? Mida 17 vist olin. Käsmulaeva? Käsmu purjekates jah. See meistri Pritsu võitja oli mul veel esimene laev, kus ma sõitsin. Assoo. Ja pilt on mul kaskil praegu töötookse peal. Assoo. Käsmulaevast läksin peale ja esimene välismaa linn oli Taani Aarhus. Aarhus ja veebil on pildistatud. Kuidas see Prits kaptenina oli siis ka? Ei, ma ei saanud Pritsuga sõita, sellepärast tema tuli operatsioonile. Assoo, esimene jalg või? Esimene jah. Ja siis minu onu, oma Pajuks Jaagup läks kapteniks. Ja siis Kokk läks Pimesoole operatsioonile. Mina sain kokkaks. Suurast siis sai seda kokku seal laeva peal. Pritsul võeti ju mõlemad jalad ära. Jah, enne ühe jalaga ta veel sõitis, aga hiljem lõigati teine ka ära. Jah, gangreen. Kas ta sama laeva peal jäi gangreen ikka vist või? Jah, ikka sama laeva peal jah. Nii et sa Pritsuga sõitnud ei ole? Ei, ta on sõitnud ei ole. Pritsu, muidu muhe mees temaga oleks. Ei, ma mõtlen jah, et ta on ju ka. Temaga oleks olnud tore sõita, aga jah, ei õnnestunud. No siis oli veel purjelaev Juuli ja siis. Kes seal kapteniks oli? Kräämer Madis. Madis? Siia sai õnnetult surma ja läks nimi otsa pärast. Millega ta selle? Anettiga läks nimi otsa ja. See on kõrgemalt jah? Jah. Siis ma olin Elsi peal veel ja Kusti oli seal kapteniks. Ja siis pidin minema Garibaldisse, aga siis tuli mul ema onupoeg Viitnalt, täna Jüris, Pirts kuningas. Seal Viitnal elas või? Ta elas Viitnal jah. See, kelle maetud on siia, Pajusega
Ja ema on mäetud tal siia. Ja. Ta elas ise Tallinnas Roosikrantsi tänavas, aga siis tal oli siin Viitnal oli maja ja Sakus oli talu veel ja ta oli niisugune jõukas mees oli. Ja siis tema pakkus mulle kohta piirituslaeva peale. See oli mootorlaev, sigarmaastidega, maastironimist ei olnud vaja seal enam. Ja teiseks oli veel niisugune vahe, et seal maksiti palka Eesti kroonides, aga purjekates maksti Taani kroonides. Ja Taani kroon oli sel ajal odavam kui Eesti kroon. Aga Taani kroonides maksti siis käsmulaevades või? Ja. Mina tean, et on Inglisrahas makstud. Ei no Inglisrahas see oli aurikute peal, mis Inglismaa vahet sõitsid, seal anti lisatasu ja anti Inglisnaeltes. Ja nii ma sõitsin siis ja siin piirituslaev oli viimane. Ja siis olin kaitseväes vahepeal ja siis läksin ju aurolaevadesse. Aga kas see piirituse laeva sõitmine mingisugune seaduse rikkumine või sinu? Ei olnud, me olin vabas vees, seisime Tšehhoslovakkia lippu all. Mootori rikke tõttu seisime. Need käidi palju korda seal kontrollimas, aga mootori rikke, me parandame seda. Oi jamma. Aga kus te see piirituse võtsite peale? Piirituse meile, me ise ei käinudki võtmas, meile tõi sama kompanii Aurik Talibor tõi meile natuke peale. Teil olegi muudkui remontisite, jah? Ei, remontisime siin, jah. Ja no siis käisid Soome paadid meil kogu aeg juures. No need võtsid ka ikka päris palju peale juba seal. No väiksemad paadid võtsid torpeedodega. Ja. Need olid tead niisugust vinkerraudade vahel. Ja. Plekist pea otsas ja sinna võeti 100 ja 80 gallonit peale niimoodi. 100 ja 80, jah? Ja. See on 10 liitrised, eks ole? 10 liitrised, jah. Ja. Olenevalt suurusest, jah. Aga kõigil ei olnud torpeedod ühesõnaga, jah? Ei olnud. Suuremad paadid ei tarvitanud torpeedod, nemad võtsid sisse ruumi. Ikka nõudes? Ja. Ahhaa. Need oli näha. Aga mitu meest teil seal laevas oli siis? Eks meil 6-7 meest oli. Ikka täis koos seis? Jaa, täis komando ikka peale. Aga te sõitsite ka siis üldse või sõitsite? No nii palju sõitsime, kui meil oli soomlastega kokkuleppe, Soome tolliga niimoodi oli kokkuleppe. Toll läks maale. Me sõitsime siis ära. No ennem sõitsime ära, siis toll läks maale. Sõitsime kuni Osmussaareni, ots ringi tulime tagasi. Meie põhiline seisukoht oli Paldiski kohal. 10 miili Paldiskist. Mingi madala peal seal või? Ei olnud ikka. Ankrus sõitsite? Ankrus, jah, ankrus. Kui palju see sügavust? Mina mäletan seda sügavust, palju seda oli. Paar sekelt oli ikka vaier ka veel taga. Ja siis oli niimoodi jah, Soome tollid tulid siis meid otsima. No arvestid, et kui me käime Tantsikest, toome sealt laadungi ja siis tulid otsima. Ega nad kohe meie juurde ei tulnudki, siis sõitsid kuskil ringi. Ja nii oli siis meil võimalus jälle müüa sealt, paanid käisid juures. Nii et toll teadis üldiselt? Ja, tolliga oli kokkuleppe. Toll sõitis meile poordi, meestele jäeti plekk tekile, ovitserid tulid ka ühtis ja läks seal võtmises kohe. Sina jumal küll. See oli tore toiming ja seal Soome passasserid sõitsid mööda, inimesed kõik pardal vaatavad, lehvitavad. Lõdad pleki taga läksid. Need olid juudi plekist, jah? Aga vana Jürisson oli ikka kapten peal, jah? Ei olnud, Jürisson oli kontoris. Tema mõte, kas ta sõitis ise? Ei, ta merele ei käinud. Merele ei käinud, jah. Alguses sõitis ikka ju, jah? Eks ta kunagi sõitis, jah, võib-olla. Aga siis ta oli vana mees juba või? Jah, no eks ta siis ikka ju 50 ringis võib-olla olnud. Aga kes see kapteniks seal laeva peal oli siis? Siit tuli Tampe Aadi. Tampe Aadi? Harald Männik oli meil kapten, jah. Ja siis oli Tšehhi kapten, lipukapten oli. Oli Tšehhi ka ikka? Jah, see oli peal. Aga kus see Harald Männik sai? See läks Ameerikasse. Ja päevalt see nüüd enam elab. Ei, ma ei ole sellest kuulnudki midagi, jah. Ta on nüüd surnud, jah. Tampe Aadi? Jah, naine ja tütar elasid tal siin. Tütar on praegu Tallinnas, siin kus selle maja maha siin. Sellel Jüris on ju ilus ausamas emale pandud siin surnuajal. Emale üks sõna kirjutatud lihtsalt ja ilus. Aga see ema tuli vist tuli ju siia veel suremagi, et siia Aidas. Ta oli siin... Ma ei mäletagi, kus ta suri. Tooma Aidas oli öelnud, et mis selle Toomaga, tal oli Pajusega... Nad olid sugulased ju.
Temal oli Käsmuga ikka mälestused ja tema tuli siia Tema Käsmu. oli Tooma Pajus see õde. Ja, ta elas siis oma vanaduspäevad siin Tooma aias. Ja samuti oli ta minu emale tädi. Minu ema ja Tooma Jaagup. Mul on tast pilt, väga kena sümpaatse näoga tädi. Ja väga niisugune humoorikas tädi oli. Ahhaa. Neil oli seal Roosikrantsi tänaval saalis oli suur jääkarv nohk oli saali põrandal. Ja. Seal olid prillid peal seal. Ja ma jookul võtab need prillid, panen need ette. Ja. Seisab siin minu kõrval, püüa mind kinni. Hakkan võtma, pole kuskil kedagi. Juba naerab teiselt poole, lähed sealt püüdma. Need olid niisugused prillid, mis juhtisid kõrvale. Jah. Temale tegi see nalja. Ma pole kuulnud. Harilikud valgeklaasiga pillid ja. Jah, pealt näha midagi, aga tema klaas oli niisugune, mis juhtis kõrvale. Oli just siin samas mu kõrval, mis on siin kinni püüdas. Ma võtan kohe kinni. Juba ei naerab teiselt poole. Assoo. Niisugune huumori mott oli jah. Aga oli ta ikka abielus see vana Jürisson või? Jaa, vana Jürisson oli abielus Viidna Kõrtslik Nõmbergi tütrega. Ahhaa. Ja, Ja mis nemast pärast sai, ta läks läände ka või? jah, läksid naisega mõlemat ja naise õed veel. Üks naise õde käib mind ikka külastamas veel iga aasta siin on. Assoo. Käinud jah, Rootsist. Mul Jürissonist endast head pilti ei olegi. Aga emast on pilt. Ja. No Jürisson palju ta siin kodu oli, ta oli rohkem väljas ikka. Aga palju ta Käsmu mees oli siis? No eks ta siin olnud sündinud ikka. Ikka sündis ikka siin, Jaa. ikka Toomal siis ikka või? Kus ema siis lõpuks? Ma ei tea, kus ema sel näol oli, kas ta oli Toomal. Ma kuulsin kunagi olevat Vahemetsas olnud. Assoo. Jah. Aga kus see Jaagupist sündis, ma ei tea ka. Vaat seda. Kas teil nendest teistest laevadest on ka pilte, kus te teenisite veel või nüüd sellest esimesest laevast, mis seal töötab? Eks mul on jah, mõned aurikud ka vist kuskil olemas. Aga äkki Arne, sa teeks ettepaneku minna neid pilte vaatama või? Sul on albumis või saad näidata või? Eks nad on albumis, ma ei tea praegu täpselt, ma pean hakkama otsima neid. Aga mis sul mõni on seina peal mõni pilt või? Ei, seina peal mul ei ole aurikuid. Aga see üks ütlesid, et töötoas. Ja see purjelaev jah, see on. Võit ja. Jah, võit ja see on töötoo seina peal. Kus see on sul väljas seal või? Jah, Ahah. seal kõrvalhoones. No sealt võib pärast vaadata siis. Jah. Aga see Jürissoni lugu on huvitav jah, seda ma ei teadnud. Aga nii sa piirituse laeva, aga mis aurikutesse sa sõitsid siis? Kõige esimene oli Käsmu Maria. Ja siis oli Linda. Ja Hildur. Ja lõpuks olin jälle Maria peal veel siin 39. talvel läksin suur telliga Rootsi ja siis sealt läksin Maria peale. Ja sa 10 aastaga 10 laeva? Tuled välja umbes. Just ei ole, no purjeka töö kokku ju. Ja siis sõjaväes tahkuna ka veel oli mul üks laev. Aga mis, sa said mereväes jah? Jaa, mereväes olin. Kui kaua sa olid seal? Sel ajal oli 18 kuud mereväes. 18 kuud. Maaväes oli 9 kuud ja mina valisin mereväe, et ta ikka kergem. Sul oli lihtsam siis ka, sa tundsid seda tööd? No jah, muidugi. Mis sa seal mereväes tegid? Ega see Teeme väikse pausi.